Tervist kõigile. On mind ilusti taha kuulda? Väga hea. Ehk siis mu presentatsioon on suht erinev tavalistest, ehk siis kõik, mis ma presenteerin, on ise joonistatud ja see on midagi uut, mida ma proovin. Ehk siis see on mu rolliga seotud. IT-d või arvutit ma kasutan põhimõtteliselt meiliks ja võib-olla kalendriks, aga põhitöö ma teen ära mingite muude vahenditega. Põhivahendid on, ma näiteks voldime lennukeid, voldime ümbrikke, mängime pallidega, mängime, võib-olla joonistame flipchartiga, kasutame markerit ja mu töö ei ole eriti mustvalge, vaid mu töö tegelikult on väga värviline. Iga päev on mul erinev, mul on võimalik ise planeerida oma tööd väga palju ja ma runnin igasugu erinevaid workshop'e ja ma olen osaline väga paljudes erinevates projektides. Kuidas ma siia sattusin, on selles mõttes päris pikk tee. Ehk siis ma alustasin SEB-s arvutitassijana aastal 2003 umbes. Aasta aega ma tassisin arvuteid, installeerisin tarkvara ja siis ma läksin arendajaks. Ma olin umbes 9 aastat olin arendaja ja ma tundsin kuidagi, et ma olen SEB-s oma nagu lae saavutanud või mul ei olnud nagu väga enam kuskile, ma mõtlesin, et tahaks vaheldust nagu. Vaatasin natuke ringi ja leidsin sellise koha nagu Helmes. Ma mõtlesin ka Helmesesse minnes tehnoloogiat vahetada, ehk siis kui ma pangas kirjutasin sellist tehnoloogiat nagu Progress, mis on 4. generatsiooni keel, siis ma läksin Helmesesse ja ma mõtlesin, et ma hakkan Javat kirjutama. Java on selline hea mainstream keel, aga selgus, et kui nad kuulsid, et ma Progressi oskan kirjutada, siis nad ei tahtnud lasta mind Java peale. Nad tegid muga Helmeses 9 vestlust ja lõpuks ma jõudsin Progressi tiimijuhiks, ehk siis umbes 10 aastat IT-tööd ma jõudsin tiimijuhiks. Ma juhtisin nii-öelda distributed tiimi, meil oli Skandinaavias oli üks osa tiimist ja Eestis oli teine osa tiimist. 2 aastat olin ma tiimijuht ja Helmeses ma läksin siis Head of Technologies, ehk siis ma juhtisin kogu Progressi nii-öelda tehnoloogiat üle erinevate tiimide. Jällegi 2 aastat edasi, 14 aastat ma tundsin, et ma ka Helmeses olin oma mingisuguse lae saavutanud ja mul avanes võimalus tagasi minna SEB-sse. SEB-s läksin ma sellisesse rolli nagu Baltic Cards Area Manager, ehk siis ma olin Balti kaartide ja ATM-ide juht. Kuid see ei tundunud päris see, mida ma teha tahan, ehk siis ma kirjutasin ühe A4 kõikvõimalikest asjadest, mida võiks SEB IT-st parandada ja siis loodigi mulle see roll nimega Competence Development Lead ja siis ma hakkasingi tegelema täpselt nende asjadega, mis ma tahan tegeleda, mis on seotud nii-öelda SEB paremaks tegemisega. Antud hetkel aasta edasi, ma olen tegelikult juba edasi liikunud Agile Coachiks, aga ma ikkagi saan rääkida sellest Competence Development Leadist, kuna mitmed asjad, mida ma Agile Coachina teen, olid relevantsed või on relevantsed ka Competence Development Leadina. Eks asjadega, millega ma tegelen, on 3 sellist põhiolemust. On erinevad protsessid, on erinevad töövahendid, ehk siis toolid, on SEB IT üldine brändimine ja siis inimeste ja tiimidega koostöö, ehk siis tiimide inimeste arendamine mingil määral. Lahti seletatuna ma tegelen erinevate Jira protsessidega, versioonihaldusega, konteineriseerimisega, automatiseerimisega ja ka agiilsete protsesside juurutamisega. Inimeste poole pealt ma tegelen näiteks inimeste nii-öelda onboardimisega SEB-sse, coachimisega, tiimide treenimisega ja nii-öelda individuaalse treenimise ja coachimisega. Ja brändimise poole pealt ma teen koostööd ülikoolidega, see, mida ma täna siin teen. Ma olen ka ambassador, ehk siis ma käin erinevatel üritustel ja reklaami SEB IT-d ja teen ka üritusi majas sees ja üldiselt nagu esindan SEB-d. Et võib-olla põnevamad asjad, millega ma tegelen, projektid ongi siin on panga kesksüsteemi versioonihalduse vahetamine SVN-ist Giti peale ja ka siis selle kogu protsessi automatiseerimisega konteineritena ja ka agiilne transformatsioon, ehk siis kogu SEB Balti IT praegu transformeerub nii-öelda vana töövormi pealt agiilse peale.
mu tööviis või way of working on suhteliselt agiilne, ehk siis erinevad stakeholderid, kes tahavad midagi minu käest, näiteks HR tänase ürituse kontekstis tuli minu juurde ja ütles, et meil oleks vaja kedagi, kes esineks TalTechis. Selge, rääkisin oma product owneri ehk siis oma ülemusega läbi, mu ülemus ütles, jaa, väga hea, sellist asja oleks vaja teha. Me prioritiseerisime minu backlogi ümber, see esinemine läks siia üles otsa. Ma tegin mitu iteratsiooni nende presentatsioonide osas ja lõpuks, kui HR arvas, et jah, nüüd see viimane versioon on see, mida võiks esitleda, siis oligi nii-öelda väärtus loodud, aga see kõik käis väikeste iteratsioonidena. Ma arvan, et viimase 2 nädala jooksul erinevatel päevadel ma tegelesin sellega. Mu ettevalmistus oli selline, et ma põhimõtteliselt joonistasin A4 paberile erinevaid sketše ja visandeid sellest, mida ma võiks presenteerida, pildistasin need hiljem lihtsalt täiesti tavalise telefoniga ülesse, tegin sellest presentatsiooni ja see ongi nii-öelda see lõpptulemus, mida te näete. Suhteliselt mitte tavaline IT-töö, ma arvan. Ma hea meelega vahetaks slaidi. Ja need on minu sellised igapäevased või iganädalased töövahendid. Ehk siis nende pallidega siin üleval me õpime Scrummi, agiilset arendusmetodoloogiat, samuti lennukite ja ümbrikega, neid saab erinevat moodi voltida, nende ümber saab erinevaid mänge teha. Stentidega saab samamoodi õppida agiilset arendusprotsessi. Ma kasutan väga palju markereid, post-iteid, peenikesi ja pakse markereid ja mu põhitöövahendid on siis nii-öelda flipcharti markerid siin all pinalis ja väike sketchbook, millega ma alguses visandan kõik, mida ma rääkida tahan, ja siis ma pärast nagu suhteliselt agiilselt lihtsalt post-itite pealt vaatan, mida ma ja kuidas ma seda presentatsiooni workshopi läbi viin. Ehk siis see on minu sellisena näeb välja 2-päevase workshopi ettevalmistus. Ehk siis ma tean umbes, et mul on vaja 2 päeva content'i create'ida, ma teen terve hunniku post-iteid, kui ma tunnen, et see on nüüd see area, mida ma tahaks katta oma workshopidega, siis ma lähen tahvli ette, ma joonistan sellest nii-öelda story map'i, ma panen kõik need post-itid paika, ma tean, millest ma alustan, ma tean, kuhu ma tahan jõuda, aga see, mida ma vahepeal räägin, on suhteliselt selline ad hoc, ehk siis ma võin mingist hetkest, ma võin suvalisse suunda minna, me räägime erinevaid teemasid, mängime erinevaid mänge, aga minu jaoks nagu algus ja lõpp on need, mis on mul teada. Kõik, mis vahepeal juhtub, või näiteks osasid teemasid ma näiteks ei kata, mis on ka täiesti okei. Kui ma tunnen, et inimesed ei ole valmis selleks, siis ma osad teemad skipin. Ja see on siis selline keskmine lõpptulemus workshopil. Ehk siis inimesed tegelevadki flipchartide peal, post-itite ja markeritega ja lõpptulemusena on midagi, mida saab alles jätta. Tüüpiliselt tiimid koguvad endale need flipcharti paberid kokku, panevad endale tiimi tuppa kuskile, et nad saaksid hiljem neid järgi vaadata. Minu poolt on kõik. Kiire ja lühike. Mul oli ainult 10 minutit, pooleks jõuate pausile veel. Või siis... Ma lõpetasin Tallinna Saksa Gümnaasiumi. Ehk siis Tallinna Saksa Gümnaasium on keskkool, aga ma alustasin TalTechis või siis tollases Tallinna Tehnikaülikoolis IT-s, nagu informaatikat õppisin, aga ma läksin suht kiirelt SEB-sse praktikale ja ma jäin sinna tööle. Ehk siis tegelikult on mul TalTech on nagu lõpetamata. Minul siiamaani pole probleemiks osutunud. See ei ole just eriti populaarne vastus, aga veel küsimusi? No, mina võin soovitada mõlemad firmad, kus ma töötan, nii Helmes kui ka SEB on väga head. SEB-s me selle talvel võtsime 6 uut nii-öelda noort
kes kõik töötavad. Nii et SEB-s me hetkel nagu väga uusi inimesi ei võta, kuigi ma tean, et ühte otsitakse. See on siis arendaja ja arendaja siis progressi nii-öelda tehnoloogias. Veel. Talvel ma ise tegelikult olen nii-öelda magistritele äriinfotehnoloogias andnud õppeainet progressi alal. Seega ma olen Gunnar Pihoga koostööd teinud. Ja kuidas see talvel toimus, oli niimoodi, et ma kirjutasin Gunnar Pihole e-maili, et meil on vaja nüüd ühte tiimitäit noori inimesi SEB-sse tööle. Gunnar rääkis seda siis oma nendes loengutes ja me saime 7 CV-d, 7 CV-st me valisime välja 4 ja nende 4-ga me tegime ühe väikse agiilse tiimi SEB-s, kellele kõigile tehti pärast töölepingud ja nad töötavad praegu meil. Ehk siis põhimõtteliselt võib otse mulle kirjutada, mu e-mail on kuskil olemas, ja see leiate selle ise, või siis Gunnariga rääkida, et me aeg-ajalt teeme neid projekte, kus me saadame välja reaalse projekti. Ehk see, kuidas talvel oli, me võtsime täiesti Q3 töö Jirast, me vormistasime selle ette niimoodi, et üliõpilased saaks sellega tööd teha, saatsime selle ülikooli ja üliõpilased ise nagu kandideerisid, et võt meie tahame nüüd seda projekti teha. Ja nemad olid teise kursuse üliõpilased. Nad said sellega tehtud ka mingisuguse projektiõppeaine, mis oli kas 14 punkti või midagi taolist. Kõik seekord või? Kas ma siit poolt saan ka ühe küsimuse? Sealt poolt ma sain juba 4 vähemalt. Kui rääkida SEB-ist, siis võiks ütelda, et süsteemiadministraatori töö on ka vajalik teil või automatiseerimine juba vahetab neid inimesi? Kas praktikale mõned võimalused on olemas? Ma ei saa ise seda lubada, sest ma ise töötan arenduse poole peal. Me nimetame ITS, on see IT services, nemad on nagu eraldi pool IT-st. Ma tean, et me sellel suvel võtsime ühe noore, võtsime Jenkinsi tiimi, ehk siis automation tiimi. Ma usun, et kandideerida võib ikka. Teine asi, mis me teeme, on need töövarjupäevad. Töövarjuks saab kandideerida minu teada kogu aeg. On võimalus tulla SEB-sse terve päev veeta reaalselt nii-öelda töökoha peal ja vaadata, mida see inimene teeb. Et ma soovitan proovida seda. Siis kas võiks kohe broneerida koha, et tulla teile töövarjupäevaks teie juurde? Minugi poolest. Ehk siis mul on tegelikult olnud au omada töövarju ühel päeval, kui ma workshopi tegin. See oli, kui ma eksin, see oli Haapsalust pärit tudeng oli ja ta tuli siis nagu SEB-sse ja kuulis, et mul on workshop. Ja siis tuli workshopile, tuli nagu pulma, tuli kontvööraks. Ja et see oli nagu nii-öelda business developmenti workshop ja me konkreetselt tegime seda pallimängu. Me õppisime nagu agiilset arendusprotsessi, mängides nende pallidega, mis on pallimeres. Ja selle üliõpilase jaoks oli nagu ääretult ootamatu oli see, et ta saab tulla workshopile, kus ta mängib pallidega, nagu reaalselt mängib pallidega pangas. Et jah, ma võin võtta küll endale töövarju. Küll mitte iga päev. Aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis teeme ühe suure aplausi Laurile.